Tere, head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade. Ja kõigepealt ma tahan öelda, et me tegime alles hiljuti tubli mehe Andro Roosiga saadet. Mul ei ole kunagi helistatud, kuigi ma olen neid juba palju teinud. Et Andro Roos olevat väga tubli mees. No, siis on ju hea. Jah, et ma selle edasi ütlen, et tema sõnum oli selge. Aitäh. Ja see mees, vanem mees, ütles, et ta tahab väga näha, et see oleks Tartu linnapea. Teine daam ütles, et väga selge väljendusega, rahulikult, tasakaalukas ja ütles, et ta ei looda, et sa saad, aga ta unistab. Ütle edasi. Väga ilus. Ma olen kõik edasi öelnud, mis mulle öeldi. Ja nüüd on minu paremal käel, ma olen mees nagu minagi, Johannes Siivask. Tere, Johannes. Tervist. Ja minu vasakul käel on noor tegus mees Andro Roos, kellest me juba rääkisime. No nii, Johannes, ma küsin sinu käest, mis mees sa oled, kui vana sa oled ja mis sa tahad oma perest või kui tahad üldse rääkida, äkki sa oled mingi liiderlik mees, siis ära räägi, kui ta annad halba eeskuju. Minul see asi vast ei ole. No jah, 70 pluss, nagu öeldakse, selles heas eluaegne elektrik, Eesti Energias töötanud, kõvasti Venemaal töötanud, nüüd jälle Eestimaal tagasi. Ja mis ma siin ütlen, poiss on ka mul, lastele räägin, et lapsed õppige, käige koolis, muidu saab teist elektrik või autojuht, tuleb kasvatustööd teha. Naine on sul ikka? Jah, on, naine on. Siis on korras, siis on tubli peremees. No ikkagi jah, kuidas siis ilma ja selles heas. Ma küsin sinu käest, et ma kuulsin, et sa oled juba siuke eakas mees, 70-aastane, et sa töötasid ka nõukogude korra ajal ja töötad ka tänapäeval Eesti Energias, et on siin mingit olulist vahet nende kahe süsteemi vahel? Ära nüüd kõik tahavad Venemaa võimu kiruda ja rusikad näidata, aga ole aus. Ei, no jah, see kuidagi nagu hea mulje jäi sellest vähemalt seal Eesti Energia, siis oli ta Eesti Energia kõrgepinge võrk oli meil, LKV lühendid ja no asi oli väga hästi paigas, meil oli 2 juhtimiskeskust, sel ajal osad olid juba ära koondatud, aga toimis Tallinn ja Tartu ja väga hästi jäi see paika. Et muidugi varem olid veel, NSV Liidu ajal olid veel need meistripunktid, siis oli väga lihtne toimetada. Iga see meistripunkt teadis oma piirkonda. Ta vastu, Rike tuli, kohe ta teadis, mina tulin ka mehed, seal metsa vahel on seal kuskil, teame, sõidame sinna, et mehed väga hästi oma võrku tundsid. Aga siis läks juba aeg edasi, löödi kokku, muidu oli linn, maa ja Elva oli meil olemas, siis sai meist üks ühine Tartu maa. Ja Tartu, siis ja no mis sa siis teed, no siis oligi, Elvamehed tuli Tartusse, kõik dispetserkeskused ka olid Põlvas, toodi ka Võrru, või siia Tartusse üle, vabandust. Ja siis juba, no kuidas öelda, juba hakkasime, Elvas on käinud, juba läks raskeks, ei tea, noh, võrku, kus asub. Nendel Elvamestel samamoodi Tartus, kuhu mida minna. No tuli natuke aega, et jälle kohaneda, nagu öeldakse, selle piirkonnaga. Ja sai Piirisaares mitu korda käidud, seal oli need asjad kõik. Ja vahepeal raske aeg oli, siis oli need paljasjuhtmed, pärast muidugi renoveeriti, need isoleerkaabeliinid tulivad. Võta nüüd kokku, et ütleb, sa tõid välja, et siis oli see süsteem nagu laiem. Viidud inimesel lihtsalt rohkem laial, nüüd tõmmati see kokku ja inimesest jäi kauguma, saime nii aru? Ja, juba enam, siis oli juba raske, pidime, no nüüd sätiti süsteem niimoodi, et tunni aja jooksul peame jõudma kaugemasse punkti. Noh, et siis see piirkond oli niimoodi sätitud tunni aja jooksul, kui näiteks kuskil seal, jah, siin Tartu oli nüüd see meil see keskus ja siis näiteks kuhu meil peab minna, no näiteks kuhu minna nüüd Järvselja kauge punkt või Kallastele või Rõngu, siis tunni aja jooksul pidid sa kohale jõudma ja muidu ööpäevarind ja valve meil
See on arusaadav operatiivjuhtimiskeskus, siin peab olema nagu politsei nagu. Oota, aga kui Vene ajal oli, siis olid nagu meistripunktid, et siis olidki nagu piirkondades kohal, siis on nagu reaktsiooni aega nagu, jah. Noor mees jagas koera. Ja siis nad saivad ka teineteist valla aidata. Neid oli oma tehnika, oma meeskond, oma meister. Ja, oli Puhjas, oli seal Roiul, oli Elvas, Kallastel, kõik need Eesti need tähtsama punktid olid. Nüüd on inimest nagu kaugolid, aga okei, see saime aru. Asi on halvemaks läinud. No, mingil määral küll. Aga järgmine küsimus on see, et ka minu abikaasa, ma mõtleb rolli juttu, aga on räägitud ja ma panin TV3 tagasi eile õhtu ja öeldigi, et 8 päeva tuleb varuda toitu, vett ja kuul see asi on, see kõigepealt selgita meile ära, mis tähendab selle lahti ühendamine Venemaa süsteemist siis Euroopa Liidu või Poola süsteemi või räägime see teema selgiks. See on päris, see on parasjagu segane värk, aga nii palju ma võin öelda, et see, mis nüüd, nagu me rääkisime individuaal, see süsteem oli väga hästi välja ehitatud. Meil oli 330 voldist ühendust Venemaaga. See oli nüüd esimene oli, kuidas ma ütlen, Narva, Kingisepa, Peterburg või siis Leningrad. Teine oli otse Tartu Pihkva ja 3. oli Valmiera liin. Nüüd nendest liinidest või nendest ühendustest nüüd tahetakse lahti saada. See on muidugi poliitiline otsus. Aga kas praegu on ka 2 või 3 ühendust? 3 ühendust. Ja ega nad ei ole veel kuskile ja need toimivad. No ja vaata, elektriga nüüd, mida suurem on süsteem, seda natuke nagu on kergem hallata, ma mõtlen just seda sageduse hoidmist. Aga nüüd, kui me siin üksikuks jääme, mida nüüd kardatakse siin, see nimetatakse seda nagu saare peal oleme. No, mis meil on Estlink 1, Estlink 2 jääb ja nüüd see Poola, Leedu, Läti, Eesti. Ja siin on jälle probleem, meil on liini lõpp. Ja see on ka juba nagu Vene algi liini lõpp, siis oli ka kehva, kes liini lõpus, no mis sa seal tahad, 182 volti. No siis pinge langeb, jah? Pinge kadu, pinge lang seal, juhtme ristlõige, see mängib ka rolli, siis muidugi nüüd on need asjad, võeti see pinge probleem üles. Me saame aru, kuidas see süsteem oli, aga kuidas käib nüüd 8. veebruaril ja 9. veebruaril, nagu öeldakse, see lahti ühendamine, kas näiteks 3 punktist on mingi lüliti või mingi hoog, millega tõmmatakse? Võtavad kirved kätte ja hakkavad raiuma. Seda ma nüüd ei tea, eks seal see, kindlasti on see juhtimine on kindlasti, nagu öeldakse, võib-olla arvutid, aga ka füüsiliselt see ühendus katkeb. Ja siis ongi kirjutatud, et see või niimoodi seda nimetakse desünkroniseerimine, see ongi see lahti ühendamine. Ja see on see 33 tunnine saartalituskatse, mille käigus hinnatakse 3 Balti riigi elektrisüsteemide töövõimekust. Nii. Ja võt siin nüüd ongi see, et kui nüüd lahti, kuidas siis läheb, kas tuleb mingi tehnilisi üllatusi, kas on midagi kuskil, mida nagu on, et ei tea, kuidas läheb. Ja siin ongi erinevaid infot saabunud, et kus 3 päeva ilma, kus 5 päeva ilma. Me ei teagi, et see ongi nüüd see kaunis raske. Muidugi see nüüd see Estlinki need ühendused, mis meil on, üks on Harku Espo liin, teine on Püssi Antila, need on alalisvooruliinid ja need on kah kuna remondis, kuna hoolduses, seal veel mingisugused muud probleemid, terrorismiaktid, ma ei tea, räägitakse, aga see on kõik, me ei tea seda, et miks nad katki, miks nad, seal oli küll see maaühendustega mingi oli, tal on ka see liin on ka nii keeruline, osa on maa peal, osa on meres ja osa on veel õhuliini, see alalisvooruliini, et see, aga nüüd ma ei tea, mis siis saab, et ega väga keeruline on, et me oleme raske seisus, kästakse priimuseid panna, kästakse bensiini koguda
isegi see Eesti Energia, see endine juhatuse esimees Sandor Liiva, mul on kenekas olemas, soovitan kõigile. Ta ei ütle minu võrkkorras, kuigi ideaan oleks, kui ta läheks häireteta ja probleemideta, nii ta olekski tegelikult pidanud minema või peaks minema, aga millegipärast see kartus on suur ja kardetakse neid üllatusi, mis siin võib tulla. Asi on kindel, see on mingid üllatus. Ma küsin, et milleks minister Läänemets, et me paneme Kaitseliidu, mida nad valvavad? 100 meest. Mis asja nad valvavad? See on jälle mingi mõeldud, et jälle vaata seda nagu Vene ohtu nagu puhutakse üles või liialdatakse, et nüüd venelane see võib mingisuguse sel momendil... No riigi piir on, kuidas seda? Ma ei tea, mis neile seal mõttes on, et see on ka siukene, see on ka mõttetud... Jälle inimeste hirmutamine. See on nagu see Eesti Energia... Aga ütleme, on neid kuskil vaja neid siis kaitseliitlasi? No vot see nüüd jälle nende... Seal elektri on kuhugi vaja, seal kus sisse välja lüütakse või? Ei ole vaja, seda küll ei ole. No ma ei tea, miks see kus see selle... Mis sa Andro arvad? No ma ei tea, et kui nad võib-olla elektrikud ei saa hakkama, võib-olla, et kui on elektriharidusega kaitseliitlased, et võib-olla aitavad rubilnikut tõmmata või mingeid ühendusi teha seal või... Üldjuhul need poliitikud ja arvamusliidrid on nendest asjadest millegi pärast kaugel ja kuidagi see asi jääb selline ja... Aga ma küsin, et Soome, kes on meie naaber, keda me kogu aeg kiidame, kes on väga tubli, et tema ei ühenda ennast Venemaa elektrist lahti ja võtab elektrit edasi. Ja väga õige, see on äri, see on, peabki niimoodi, et ja siis müüvad meile kallimalt. Meil on Soomega kogu aeg 2-3 korda hind kallim. No ja vaata, mis mina tahan vahele veel öelda, on ju see, et Soome Venemaaga omab ju seda koostööd, et minu teada ta ekspordib tuumaelektrit, aga Venemaa võtab ka tuumajäätmed tagasi. Vaata meil see rahvas, muidugi ei tohi öelda, et rahvas väga rumal on, rahvas ei olegi rumal, aga rahvas on vähe informeeritud ja poliitikute poolt ära lollitatud. Ja vaata praegu käib nagu siin hirmus siuke hüsteeria, mille tulemusena nagu ilmselt tahetakse mingisugust grupeeringu poolt ka Eestisse teha tuumajaama. Aga seal on 2 probleemi minu arvates nagu. Üks on see, et kus seda kütet saada, tuumakütet, ja teine asi hiljem, kus siis panna see tuumajäätmed. Et vaata, Soome on teinud targa otsuse, Venemaa suur riik, seal on tühermaid küll, kuhu panna ja kuhu lauku visata, eks ole, piltlikult ütles niimoodi. See oli väga vajalik, mis sa ütlesid. Aga kuhu Eesti hakkab panema, sest Eestil ju suhteid Venemaaga ei ole. Kahjuks ei ole. Kas siis hakatakse omal kuhugi lauku kaevama siia Eestisse või Rail Balticu alla näiteks. Ma olen asjad spekuleeriv või Nursipalusse, eks ole. Sest Euroopa Liit vaevalt võtab neid jäätmeid, seda ma ei usu. Küsin, et miks tehti seda hästi külmal kuul, veebruar on väga külm kuu, sel aastal ei ole, et miks ei tehtud seda jaanipäeval, kui kõik on ilus roheline ja meil ei vaja otsima, et kus me vett saame või siis on ükskõik, lähed kuhugi allikate juurde või, aga miks just sel ajal? On sul mingit informatsiooni? Ülemust on sulle rääkinud? Ei, ülemused on nii palju rääkinud, et see Eesti riiki kiirustati tagant. Kes see kiirutas? No see Läti ja Leedu, kes siis... Aga kes teid kiirutab tagant? Vot ei tea, neid tea. Sa tead? Putin. No jah, nemad seda, Vene seda kartus selle millegi neil on, aga miks nüüd nii kiiresti jääb seda tegema ja... Suvel oleks ju hea teha. Jaanipäevas kõrgelt. Ma saan aru, kui Venel oleks ilmutanud, kuule nüüd siin veebruaris läheb teil vool ära, aga nüüd on see ise... Räägi, mis asi on see 50 hertsi? Sina teed sellest või? Mina ei tea. Et seda peab hoidma. See sagedus, see on see, kuidas seda öelda, see on keeruline värke. Vaata, siin peab nüüd see, kuidas ma seletan nüüd elektriku selle jutuga. Elektrit ei saa toota rohkem, kui tarbitakse ja ei saa tarbid rohkem, kui toodetakse. Ja see on nii keeruline. Sa said aru? No see on ilmselt nii nagu veetorudes, et vaata nii palju kui vett peale voolab, tuleb ära tarbida või maha lasta kuhugile tiiki või niimoodi, eks ole. Ja, kõik on õige. Ja see peab olema 50 hertsi. Muidu tuleb torud puruks, ilmselt luhmetega on samamoodi. Mis see, kui näiteks ei ole, on 48 hertsi, mis siis saab? No siis juba see rikub seadmeid ja see ongi see
siin on nüüd selline asi, see ongi varu raske, et 100% ütleme selle tarbimise juures, kuidas ütelda, see nüüd see on vaja need, noh, kuidas seda nüüd eesti keeles öelda, sageduse hoidmine. No siin on selleks on need sünkroonkompensaatorid on olemas. Ma võin ühe diletandi näite tuua. Vaata, ma kodus proovisin taha panna nüüd elektrisüsteemile generaatorit. Ja mul on kodus selline keskküttekamin, mis on nagu elektriga, et ta elektriga nagu töötab, pumbad on elektriga, eks ole, kütan seda graanulitega, puidugranulitega. Ja kui ma nüüd riigi elektrivõrgust lahti ühendasin ja panin generaatori taha, siis see on niisugune tark elektroonika, siis sinna ekraani peal ilmus see, et sagedusmuutus on toimunud. Järelikult vaata, kuigi sellele generaatoril on peale kirjutatud, et annab 50 hertsist voolu, järelikult ta päris ikka ei anna, vaata, eks ole. Ja andis siis see tark keskküttekamin valida mulle, et noh, et kas sa tahad sagedust muuta, muidu ei saa käivitada, et enne oli 50, nüüd on 60 hertsi. Et järelikult ütleme, tuli mitte nii stabiilset voolu nagu. Ei tulnud 50 hertsist voolu sellest generaatorist nagu, eks ole. Aga hea oli nagu, et sellel masinal oli nagu selle keskküttekaminal oli siis mingisugune elektrooniline kontroll seal nagu ees, et ta pakkus nagu siis teise režiimi peale üleminekut, no ma räägin võib-olla valede terminitega, eks ole. Et aga vaata, samas ma tegin ka, ja ma ei tea täpselt, kas sellest oli, et ma näiteks tegin oma väravat lahti samal ajal, mul generaator töötas, mul on väravad ka nagu ütleme sisse helistamisega, et ma helistan ja mul värav läheb lahti, et mingisugune mootori elektroonika seal töötab ja tegelikult väravat tõmbas ta läbi nagu. Et järelikult sealt mingi kaitseseadet peale ei olnud. Ja et ma ütlen seda, et Johannes ilmselt räägib õiget juttu, et kui sagedus ei ole päris õige, siis ta võib kahjustada seadmeid, noh, arvuteid ja kõike ja oi, elektroonika on väga kehva variant. Ütleme, tuleme tagasi, tähendab, praegust on 50, mida Venemaa hoiab. No ja nad räägivad, et Venemaa pidi ka seal sagedusega mängima, aga me ei tea nüüd seda, jah, et kas ta nüüd... Kes see räägib, et tehakse? No... Kuulsid või keegi räägib? Ikka kuulsin, ja. See Maikse Saunas rääkisid, jah. No seda on nii kaua hoidnud, seda sagedust, see 50 on, ma usun sellesse. Aga nüüd on küsimus selles, et kui me sealt lahti ühendame 3 kohast, nagu sa mainisid, siis miks siis võib sagedus alla kukkuda? Mis see... Vot, me ei ole selleks valmis ja see ongi, siin ongi nüüd, et neid, meil on siin Põhja-Eestis, kus nad asuvad, seda 3 sünkroonkompensaatorit sageduse hoidmiseks. Nii, vaata see sünkroonkompensaator aitab aeglustada sageduse muutumise kiirust, kui tootmise ja tarbimise tasakaal kaob. Vot. See peab olema tasakaalus. No said aru, et? No ma saan aru, jah, ma saan nii aru, et kui tootmine tarbimine tasakaalus ei ole, siis sagedus muutub. Et nii, kui tarbitakse 100 vatti, no ütleme 100 vatti, eks ole, ja toodetakse 100 vatti või kilovatti või megavatti või mis iganes, et siis on ta 50 hertsi, eks ole. Siis on see võnkumine seal juhtme sees nagu selline, noh, ühe stabiilsusega, aga kui ta nüüd muutub, et ütleme, tootmine läheb hästi suureks, siis surve ilmselt läheb nagu juhtmes ka nagu suuremaks ja teistpidi... Ja too stabilisaator hoiab seda paigas või? Ja neid on siin 3 tükki, need on Püssis, on Kiisal ja on Virus. Vot nüüd ongi see probleem ongi, et selle, kuidas nüüd öelda, 100% tarbimise puhul tagada juhtivate võimsuste olemasolu. Ja, vot. Vaata, kuidas nüüd oli? Meil oli Venemaaga nüüd see side siin või liinid olemas. Elekter vähe saime Venemaalt. Jäi meil üle, andsin Venemaale. Noh, kogu aeg see ka lihtne. Venemaa hoidi sagedust. Raha meie käest ei küsinud. Küsis. Meie ei maksnud lihtsalt. Sellepärast vaata, üks Kiik, aga see ei olnud Tanel Kiik. See ei olnud Tanel Kiik, aga üks mingi Kiik on, ma ei tea, kas Eleringis või kus ta seal töötab, andis Rahvusringhäälingule hiljuti nagu intervjuu ja sealt küsiti, aga ta siukest püüdis kõrvale põigata, aga ütles, et alates sõja algusest, Ukraina sõja algusest, kuna Venemaa on sanktsioonide all ja meie sinna raha ei liiguta ja oleme tema varad ära konfiskeerinud ja tasaarveldame seal nõudeid ja kohustusi, et siis Eesti ei ole alates 2022. aastast Venemaale midagi maksnud. Sest
vahel me müüme Venemaale, Ja. aga enamik aega Venemaalt tuleb ikkagi elekter siia. Ja. Kuni tänase päevani. Ja. Kuni 8. veebruarini. Isegi vist Ja. tuleb praegu, aga kui suur kogus? No ma saatsin sulle mingid pildid ka, see sõltub sellest, kui palju Eestis puudujääki on või ülejääki, eks ole. Õiget, täpselt nii ongi. Ja vaata, Eesti ei ole midagi maksnud, aga vaata, sina räägid nendest sünkroonkompensaatoritest. Et siiamaani me oleme Venemaalt tasuta saanud, aga nüüd need suured rattad hakkavad ju tööle. Nad tarbivad elektrit, aga nad ei tooda midagi. Järelikult tekib suur kulu Eesti rahvale. Õige. Ja tulebki üks... Selle maksame kinni. Ja maksame kinni. Sinu pension läheb kõik sinna. Ja. Praegu näed, mis me maksame elektri eest, maksame võrgutasu eest, maksame taastuvenergia eest, maksame aktsiisi, maksame käibemaksu ja nüüd tuleb veel sageduse hoidmise maks. Või kuidas ta nüüd sõnastatakse? Ja, vaata. Vaat niimoodi teeme sanktsioone Venemaale. Sa mõtle, jah. Meile ise kinni maksame. Ja. Et niimoodi ütleme niimoodi, et sa kukud kohe kokku, ütleme Venemaale niimoodi. Ja siis kuseme enda püksid täis. Ja ei saame talvel külmaga niimoodi. Kuseste pükstega mõnus. Oota, ütle niimoodi, et ma arvan, ma ei tea, kas sa said aru. Tähendab, on 3 mis ta oli? Kompensaatorid. Kompensaatorid, et kas see on automaatrežiimil või seal ka inimene hoiab silma peal? No kindlasti jah, sellepärast, et see, kui see sageduse muutumise kiirust, siis see tarbimine ja see, kui see öeldakse, tasakaal kaob, siis ongi kurb, nad peavad seal seda kuidagi reguleerima. Ma ei tea, kuidas see minu jaoks on ka see päris keeruline värk, aga see targemalt me teadma, seal 3 tükki neid seal on ja sellepärast nüüd tuntakse hirmu, et äkki tulevad mingi üllatused, mingisugused ettenägemad asjaolud, milles see katkestuse pikkus võib, nagu see oli 8 päeva, 5 päeva, 3 päeva. Ja, tegelikult ta peaks nii olema ette valmistatud, et see peaks nagu silmapilk, et mingi vilksatus käib ja ongi kõike korras, aga nüüd hirmutatakse siin või lähebki nii, me ei tea, mida me siin räägime, mida me siin kuuleme. Mingit eetrivälist informatsiooni saabunud. Ei no vaata, mina nagu ütleme elektritootmise praktikuna, ma olen ju rääkinud, et ma olen tuulepargi püsti pannud ja majandan tuuleparki Tartu Ojulaan just esindajana. Vaata, tuulepargi viga on nagu see, kõige suuremast peaks ma pean seda, et seal on väga palju liikuvaid osasid. Aga nüüd see, ja mis tõttu seal tuleb kogu hooldada ja vahepeal ta läheb rikki ja siis tuleb seal tehniline meeskond kohale tuua ja seal võib katkestusi tulla, vahepeal ei tooda. Aga samamoodi on ju nende sünkroonkompensaatoritega. Sisuliselt mingi ketas käib ringi, aga lõpetab ringi käimise ära. 1-3 näiteks, nii nagu Estlink 2 välja kukub. Ja kohe on probleem. Pinge langeb, sagedust ei ole võimalik hoida. Kui tuulepark maa läheb, see on tootja eraprobleem. Ei tooda, ei saa raha, eks ole. Aga vaata, kui 1-3 sellest sünkronisaatorist maha läheb, siis on terve rahva probleem. Kas see pinge võib neid alajäämuga põlema pistama? Noh, see on juba suur õnnetus, jah, kui seal on mingi nüüd väga siuke tehniline möödalaskmine või siis jah, aga... No üle pinget vast ei tule, et kui pigem on alapinge, lõpetab töö ära ja... Jah, ega see pinge kõikumine ka hea ei ole, see seadmed on tundlikud ja see... No siin on jah kirjutatud mingi kuskil oli, et 33 tunnine see, kuidas ta nimetatakse, saartalituskatse. Ja mille käigus siis hinnatakse selle 3 Balti riigi seda elektri, seda siis valmistust. Kes seda hindavad? No eks kõik need, kes need seal on. Ütleme asjapulgad ja tõenäoliselt küll, et mis nende mehe ametinimetused on, ma ei tea, aga jah, kes sellegagi seotud on, aga on kuulda, et päris palju mehi on hõivatud ja et isegi nagu sa öeldud, kaitseliiklased on välja aetud ja puha kõik see, aga see on juba see, ma ei tea, see on ka jama muidugi. Ma küsin, et... Kuule, kui ma segan vahele, kui ma võin natuke nalja teha, võib-olla kaitseliiklased on selle pärast ja võib-olla tasub terve rahvas nagu kaasata, et vaata, ma kujutan ette, et need kompensaatorid või sünkronisaatorid, need on suured rattad, nagu need merisead jooksevad oma puurides nende rataste sees. Et kui pannagi kogu Eesti rahvas niimoodi vahetustega rotatsiooni korras niimoodi jooksma, kaitseliitlased ees, vaata siis saab kõhud eest ära, see on siuke tasuta trenn ja samas hoiab sagedust võrgus niimoodi. Ei, võib-olla kardetakse mingisuguse, ma ei tea, kas droonirünnakuid või mingisuguseid, no ma ei tea, see peab olema mingi põhjus või jah, et... Põhjust ei ole, aga see mõeldakse välja. Võib ka nii olla. Aga ma küsin, et kui
mis Eleringi juhi nimi on? ma jään vastuse võrgu. No see, aga mingi Kiik oli seal. Ja tema ütles, et mingit hirmu tunda ei ole vaja. Aga eile TV3 uudistes kõigepealt rääkis mulle abikaasa, ma panin järele vaatamise peale tõesti, et 8 päeva peate endale siis söögi ja vee varuma. No, aga kes seda levitab siis? Vot siin ongi nüüd see arusaamatus, millest kui, me räägime. Kui juht ütleb, et kõik on korras ja toimub plaanipäraselt, midagi muutub. Aga kus see informatsioon tuleb? Kes seda? Sa tead? Siin on, jah. Ei. Ja luunjasse tuli ja räägitakse, kui saame kuskil kell üks ütleb, et on korras, teine ütleb, et varuge. Jah, varuge ja siin generaatorid ostetakse. Kui sina oled Tartu Hoiulaenu esimees, istud laua otsas, kui sa ütled, et see on nii, siis ta ongi nii. Siis on nii. Ja korista ei tule ütlema, et Hoiulaen on perses. Ei, no nii. Et mingi tagasi raha ei ole enam. Ja aga siin võtab kohe paneb mõtlema, et kuidas ta niimoodi. Kes seda siis teeb? Kindlasti oht on olemas, aga nüüd, et see... Ei, ütled, et sa ütled oht on, no milles see oht seistab korda veel? No oht ongi, et kuidas nüüd suudetakse see 33 tundi, mis nad on siin nüüd planeerinud, see, kas see nüüd jääb sünkrooni või jää see värk seal ja siis ongi, et kas see nüüd ettevalmistused on tasemel või ei ole ja kui tuleb midagi, no mis siin on, no tehnilised probleemid, no siin on nüüd kus need nüüd liinid on, kus seal tulivad siin, näed, sünkrokompensaatorid on need seal kuskil, nad on seal. No vaata, mina näen nagu probleemi nagu tegelikult selles, et täna on siin Venemaaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ühendust. Ja nüüd on need paralleeliinid ka. Ja aga 3 on nagu põhimõtteliselt. Nii, et aga sisuliselt, mis meil nagu Euroopaga on, lisaks on Poolaga siit Suwalkist ja siis on Estlink 1 ja Estlink 2. Õige, Harku Espoo ja Püssi ja Antila. Nii, mis tähendab seda, et kui praegu on 12 ühendust välismaailmaga, siis jääb järgi 3 ühendust. See tähendab, et 1/4, 25% jääb järgi, 75% kukub ära. Ja siin tulekski... Ja sellest ei ole kõige rääkinud. Sa teed sulle välja. Et ongi vaja juurde ehitada uusi juhtivaid tootmisvõimsusi. Aga kes ehitab? No see tuleks rahvaesindajatele siis ettepanek või nemad peaks ise siis neid asju seal nagu... Ja veel on, siin on veel vahepeal, et on juba need, et on kuulda olnud, et need petukõnesid tulnud. Me peame ka inimesi hoiatama, et arvesti vahetusega, et seoses selle katkestusega, et arvestit vaja vahetada, siis helistatakse, kuule, PIN-kood on vaja, et me tuleme vahetame. Tegelikult arvesti vahetuseks ei ole ühtegi dokumenti, ei PIN-koodi vaja. Vahetatakse arvesteid? Ei ole, aga on petukõne tulnud. Ei lasta tuleb, aga vahetatakse arvesteid. Selle süsteemi tulemusena. Ei, see ei ole vajadus. See ei ole vajadus. Varvestit on... Ei ole vaja vahetada. Inimest ärge vahetage ja kes helistab, saatke pikalt. No jaa, aga keegi ütles head, mõeldakse välja, kes nad on pahalased ja need asjad. 2, 1 noor ja teine vana. Kas selle probleemiga, mis meid nüüd siin nädalatel ees ootab, on veel küsimusi lahti ühendamisest, kinni ühendamisest? Tahab keegi veel midagi lisada meie kuulajatele ja vaatajatele? No mingil määral peaks valmis olema, kui juba meedia seal kajastab, et seal need, kus oli TV3 ja siin ega need, ütleme, kas või naised samas räägivad ka niisama, igal jutul on mingisugune, tuleks nagu natukenegi valmis olla. Isegi mina ostsin ära generaatori. Vaata, ma panen nimed korra siia, et Johannes Siivask on elektrik. Ja vaata, otsige üles internetist, sul tuleb kindlasti telefoninumber ka sealt välja või ütled praegu siin või? Jah, 5280 789. Nii et vaata, kellel ei ole tehtud, laske generaatori väljavõte teha või tähendab see... No see on ümberlüliti. Jaa, me oleme siin paljusid aidanud, siin kõvasti ja ma olen vist, ma ei tea, 100 vist teinud neid ümberlülitis, kilperingi teinud ja juba mitu aastat. Palju need generaatorid maksavad, ega generaator... Generaator on ka jälle, inimestel on ka raske, nad küsivad ja seal on see, ongi, et kas sa nüüd on 1 või 3 vaasi generaatori võtad, siis on kas diisel või bensiini oma. Mida sa siis tahad, ega generaator on ka siukene abivahend. Diisli omad on kallimad. Jah, või diiselmood on kallim ja ega sul ei olegi tervet maja, sul oleks küte, vesi, külmkapp,
hädavajalikud asjad, et oleks toidetud ja sellega seda kenekat kuskil ta müriseb, tema siis suitseb, annab ju seda vingu, siis on teda vaja tankida. No kes bensiini nuusutab, saab kaifi ka. jah, et ega kenekaga aga see et kui nüüd uut elamist ehitavad seda kilpi, siis ikka võiks selle ümberlülituse süsteemi sinna ja see välja võtta, kus sa nüüd kenekat tahad maja või kuhu see viia, kus sa nüüd kenekas hakkab sul seisma, et sinna saab see pistiku pesa, et seal saab siis ühendada ja muidugi saab ka pikendusega kuskilt seal ukse vahel tuua, paned seal need hädapärast, et minagi mõtlen kuskil akna vahelt on sisse ja saan seal oma akvaariumit ja valguse ja külmkapi ja et viinad oleks külmas. See on siuke tulevikumuusika. Aga see aeg on juba nii ligidal, et mis sa siin enam jõuad teha või palju sa siis siin... Kellel pole rahagi palju. Vaatab eluga hakkab saama. No nii, lähme siis härrast edasi ja kokkuvõtliku võin öelda, et suur juht, Eesti Energia juht, Kiik oli vist ta nimi, ja ütles, et mitte midagi on vaja karta ja on siis terve kari inimesi, kes ütlevad, on vaja karta. Et ärme neid kuulam Kiike ja kui Kiik eksib, siis kirjutagu valgele, sul ei ole valgele, ta on siin. Kirjutagu avaldus, et eksis ja tahab ära minna. Aga ma küsin nüüd vahepeal Andru käest, kes on tegelenud ka meie ühe võimalusega elektrit toota, need on päikesepaneelid. Et kui palju meil üldse päikesepaneeli võimsus täna Eestis on ja palju neid on ehitatud ja kes neid siis nagu riigi poolt ka aitab või tuleb oma rahast neid üles panna, kui sa tahad panna? Suurusjärk ma vaatasin, nagu enne saadet sa küsisid mu käest, ega ma väga ei tea, et ma olen ise nagu ühistu esindajana pannud üles siin 3 või 4 või kuidagi niimoodi. Endale või? Mitte endale, ühistule. Ja ühistu liikmetel oleme aidanud ka nagu finantseerida ja teha. Et aga vist on kuskil suurusjärgus 700-800 megavatti nagu installeeritud võimsusi üle Eesti. Päris palju ikka. Ta on ikka pool võimsusest. Pool võimsusest, aga väike kogu aeg ei paista. Nii et nii ta nagu on. Ja see on päris suur võimsus ikka. See on suur võimsus. Ja tegelikult vaata, mina ütlen seda, et see on nagu tark otsus, kes on nagu omal ajal teinud. Sellepärast, et vaata Leedul isegi oli siin 10-15 aastat tagasi riiklik programm, et läbi hoiulaenuühistute, mitte läbi Eesti, vaid läbi Leedu hoiulaenuühistute, Leedus on hoiulaenuühistud erinevalt Eestist au sees, oli soodustingimustel võimalik saada laenusid. Mitte pankade, hoiulaenuühistute vahendus soodustingimustel laenusid ja riik aitas siis üles panna eramaja katustele nagu päiksepaneelid sellepärast, et tagada nagu siis niisugune riiklik energiajulgeolek, et kui nagu, vaata nagu praegune olukordki on, et me räägime siin generaatorist, eks ole, aga kui on ikkagi päikesepaneelid inimese hoovis või katusel ja sinna on smartmeeter vahele pandud, ehk see võimaldaks ju nagu seda siis ka sellest riigivõrgust lahti ühendada, juhul kui riigivõrgus voolu ei ole, et siis tegelikult päevasel ajal oleks sul vool olemas. Väga õige. Õhtul ei ole, öösel ei ole, eks ole. Aga isegi pilvise ilmaga natukene toodab midagi. Just nimelt natukene, jah. Nii et ütleme, et ega seda ei saa võtta niimoodi, nagu need rohepöörajad võtavad, et ainult peavad päiksepaneelid olema. Aga ta on, tegelikult olgem ausad, et ega Eestis koduhoovi sa tuulikud püsti ei pane. Koduhoovi sa ei pane ka tegelikult mingisugust kivisöe ega gaasijaama ega põlevkivijaama, siis ei ole mõtet ju nii väikeseid teha, eks ole, et ühe küla peal üks põlevkivijaam. Ega ainukene mõeldav ja taskukohane ja ligipääsetav inimese jaoks alternatiivne elektritootmisallikas ongi päiksepaneel tegelikult. Ma küsin, et kuidas seda mõelda, sa oled neid pannud, kas see on mingi meetriga või kuidas see tuleb postad edasi? Paneeli kaupa. Paneeli kaupa. Ja mis see ühe paneeli hind võib olla? Ma jään nagu vastuse võrgu, nad on kogu aeg odavamaks läinud. Ega see väga kallis pole, aga ütleme rusika reegel on niimoodi, et ühe kilovati installeerimine peaks olema äkki 1000 eurot. Ja võib-olla on isegi alla, ütleme kõik need paneelid, inverter ja võrku ühendamine. Ja ütleme, et lisatarvikud, mõned juhtmed ja asjad. Võrk on ka veel, et kui sa tahad teda võrku müüa, tihti on ka niimoodi, et seal on piirangud peal, ega see
Eesti Energia seal ütleb, et võt, palju sa saad, 5 kilovatti või palju võtab ja ei saa ja ülejääk, noh, et tihti ikka nagu Ando räägib, et enda ole jaoks oleks see. Ütleme, et oma kodumaa peale 200 ruudursile elamisele katuse peale. Palju seal peab siis neid olema? No, mis seal on, eks ta mingi 10 kilovati eest või 5 kilovati eest saab vast. Et tul maksab siis 5000 või? Nojah, umbes niimoodi. Ja kestab? No, võtta, kes seda teab, kaua ta kestab, nagu, et eks nad Eestis ongi 10 aastat olnud. No mis mina olen püsti pannud, ma panin vist 2017 äkki esimese internaatkooli katusele Valgamaal 140 kilovatti ja alguses läks läbi nagu üks, no see on niisugune, need on niisugused Froniuse inverterid. Öeldakse, et ei ole nagu väga niisugune tööstuslik, et on niisugune põlve otsas värk, eks ole. Aga seal oli kunagi läbi läinud, et alguses läks just kaitse läbi. Poes sai uus kaitse tuua, ei olnud probleemi. Aga näiteks Tartu lähedal siin Luunjas Sigala katusel on juba ABB inverterid. No katusel ei ole inverterid, aga paneelid ja need on siis seal taga on ABB inverterid ja neid peetakse nagu tööstuslikeks inverteriteks juba. Ja need on ausalt öeldes vajavad hooldust, sest muidu seal mingisugune kaitse sulab läbi või kuidagi niimoodi. Ja esimene aasta ei teinud, hooldus sulaski läbi, siis tuli uus tellida. Ja seal ise midagi poest ei lähe kaitset ostma, sealt tellidki tehasest ja kuna ABB tehas Eestist ära kolis, siis tuligi seal mitu nädalat oodata, kuni need varuosad tulevad ja niimoodi. Nii et kui teha, siis mina ütlen, et teha nagu kõige siuksed lollikindlamad süsteemid, et ei ole siuksed suuri tööstuslikke vaja, et võttagi siuksed lihtsamad seadmed, mida lihtsamalt teed, seda lihtsamalt saab läbi. Ütleme, et see päikesepaneelid on sobilikult ju panna, ütleme, inimestele oma majakatustele. Jah, ma arvan küll, kuigi ma olen kuulnud nagu siukest juttu, et tuletõrje ei tule kustutama siis, kui päikesepaneelid on, aga ma ei tea, kas see on niisugune külanaiste jutt sellepärast. Aga ei tea nende, mis nendel on, see on, sul on kahepoolne toide, sul on päikesepaneelid ja sul on veel Eesti Energia poolse lüüked kilbist välja, aga see paneel ei saa, jah. Aga samas on ju niimoodi, et vaata, ega siis ei tohiks tuletõrje kustutada, aga neid maju, kellel üldse elektriühendus on, sellepärast, et annad nagu tekib seal kaarleek või midagi sellega. Jah, seal on ka vast ikkagi, nad on ka vist koolitatud mehed, et jah, et ükskord mingi olime seal, läksime tulekahjule, liin maas, mees viskas kangi peale, raudkangi juhtmetele, kang ikka ilus punane, ega alaemast välja ei viskanud. Ja näed, nii kauged liinid, nii kaitsemed ei reageerinud, või see kaitse, mis ta seal siis automaatkaitse lüliti, mis seal oli, ja tõmbasin ise välja, et vahel nad raiuvad ka puruks, aga siis ikkagi, kui ta maas on. Sina, Johannes, tahad midagi päikspatareide kohta öelda? Iga ma suurt midagi ei tea, ma kuulen nagu targema inimese juttu, et tuleme tema juurde koolitusele ja siis tal on juba kogemused ja nii edasi ja eks sa... Ei, suvisel ajal toodavad ikka hästi tegelikult ja hakkavad juba siin jaanuaris-veebruaris tootma ja kuni ütleme oktoobrini. Kas salvestada saab? No salvestamine on eraldi teema, et ma olen ka nagu akudega tegelenud, et see asi vajab natukene veel uurimist ja testimist. Aga nii palju akudega on, et näiteks Põltsamaale me tegime tööstushoone katusel on päiksepaneelid ja panime ka siis 100 kilovatti nagu akusid sinna. Paneeli on rohkem, paneeli on vist ka seal 200 kilovatti eest, akusid on 100 eest. Ja niimoodi oli, et kui näiteks oktoobris mul on meeles just päris suur hinnavahe tekkis, et müüsime võrku elektrit, oli 60 eurot megavatt-tund teistel päikeseparkidel, mis meil oli, kus akusid ei olnud taga. Aga Põltsamaalt tuli 120 eurot, nii et ütlen pool tuli juurde nagu. Ja akud on nagu see, et ma olen ka siia ühistusse plaaninud akut panna, et ma paningi siia Eesti Energia vahetas ära või Enefit või kuidas see nimetatakse, Elektrilevi pani nagu kahepoolse arvesti, et nii tootmine kui tarbimine ja ma panen juba selle pärast, et siin on ütleme arvutitehnika ja serverid ja on vaja nagu ka kriisisituatsioonides tagada nagu see, et voolu nagu oleks. Õige lähenemine. Et isegi vaata, kas või see käesolev suvi oli niimoodi, 3 korda läks elekter ära äkki. Ja ups on serveritel taga, eks ole, aga seda jääb väheks, et kui nad toimetavad seal ütleme 2-3 tundi, elekter ära on, ups ei pea nii kaua vastu. Et tulekski panna nagu 50 kilovati ees näiteks akusid, et see on kuskil päevane tarbimine. Ma ise olen arvestanud niimoodi, et mul kodune tarbimine siin ühistus ka umbes on niimoodi, et 1500 kilovatt-tundi kuus. Et see teebki kuskil 50 kilovatti peaks olema akusid, et päev otsa nagu hakkama saada.
Aga miks riik ilma elektrita. Miks riik omal ajal lõpetas selle, kes ostsid esimesena need paneelid toetamise? Riik toetas ju päris pikka aega. No riik toetas jah, aga noh, eks ta teistpidi läks võib-olla ebamõistlikuks ka nagu. Et vaata, ega noh, mina näen nagu seda, et ega kõiki põldusid ei ole mõtet täis panna nagu päikesepaneele või igale poole, et ta peab olema kuskil mõistlikkuse piirides, et noh, minu kõige suurem päikesepark, mis ma ehitanud olen, ongi kuskil 400 kilovatti. Aga kui nad teevad juba seal paari megaseid, siis ma arvan, et noh, see on nagu siukene, noh, ei ole võib-olla kõige mõistlikum nagu niimoodi. Et see pigem peakski olema niimoodi, et iga eramaja pidamine teeb väikese või iga väike tööstus näiteks, eks ole. Ja, see oleks... Oma toetamiseks, aga see, et kuhugile noh, mingis mega suured nagu päikesepargid, et... No neid on tehtud eest. Neid on nagu tehtud. Ja eks see toetusskeem viiski nagu selleni, et hakati nagu neid tegema. Muide, ega mina olen ka 3 pargile saanud, mis ma tegin Pria toetust. Pria maksis veel kinni ja 3 minu parki saavad veel taastuvenergia toetust. Vaata, kui sa praegu teed nagu päikesepargi, siis taastuvenergia toetust enam ei maksta. Aga mul veel nagu saavad, nii et noh, need, kes sel ajal tegid, need on nagu või sees. Vist 6 aastat on veel saada, 12 aastat kokku makstakse nagu seda taastuvenergia toetust. Aga mul on Priaga nagu sellised kogemused, ma pean nagu ütlema, et noh, see läheb nagu poliitiliseks see jutt ka niimoodi. Ja mõtle, kes siin kõik läbi käinud on, et noh, Kajar Lemberid ja endine põllumajandusminister on seotud sellega, see Mart, kes oli EKRE või? Repinski. Ei, mitte Repinski, tema oli Keskerakonnast, aga kes oli endine Järvakandi vallavanem ja EKRE liige oli pärast Repinskit oli põllumajandusminister. Mart Järvik. Mart Järvik, jah. Vaat, ja temaga oli niimoodi, et vaata mina, kui ma 2017. aastal tegin internaatkooli päikesepargi, siis sai Pria toetus, Pria maksis 40% kinni, no alguses tuli endal muidu kulud ära teha, see oli tehtud, Pria maksis kinni ilusti, tuli koha peale, tead, kiitis veel, ütles niimoodi, et näed, et sa oled rohkem siia pannud paneele ja tavaliselt ikka nipitatakse, pannakse vähem, aga mõtlesin jah, et noh, et päikesepaneeli hinnad läksid vahepeal odavamaks, et eelarve oli ees nagu, et noh, paningi nagu rohkem. Sest oi, väga tubli, vaatas üle, maksti välja ilusti Pria toetus. Aga siis mul pool aastat hiljem sai valmis ka, ütleme seal Viljandimaal üks ja siis siin Tartumaal Luunjas. Ja siis ka mäletan, et see oli enne jõuluaeg, veel 1 nädal enne jõulu. Nad tahtsid üle tulla vaatama, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et näed ilus punkt nagu aastale, et tulevad ja kiidavad jälle ja näed, et siis seal oli ka kõik oli ilusti valmis ehitatud ja tehtud. Muidugi ainuke probleem oli seal see, et kuna oli buumi aeg, kõik ehitasid, kõik tahtsid neid toetusi saada ja see toetuse andmine lõpetati ära aasta lõpuga, et siis Elektrilevi ei jõudnud valmis ehitada neid liitumisi. Aga liitumine ei olnud mul Pria poolt toetatud, et mul oli ainult see, et noh, Pria ees ma olin nõuded täitnud, ma olin päikesepargi valmis ehitanud ja see, et Elektrilevi nagu noh, liitumisleping oli sõlmitud, aga ütleme lihtsalt Elektrilevi süül ta lihtsalt ei jõudnud ära realiseerida kokku lepitud ajaks. Ja pikendas tähtaega, ma ütlesin, et mul vahet ei ole, et noh, kui te ei saa, et ega me tülli ei lähe nagu selle pärast. Vaat nii, no ikka inimlikult nagu püüaks suhtuda. Ja siis, kui ma juba sinna kohale jõudsin, vaatasin kaugelt, et näed, 3 tulevad. Nüüd läheb sõjaks, no Pria poolt, eks ole. Muidu, kui kiitma tullakse, siis tuleb ametnik üksinda. Aga kui riik nagu sind laitma tuleb, siis ta tuleb terve meeskonnaga. Või tahab sulle kruvi keerata, siis ta tuleb ikka 2 või 3 mitme autoga nagu. Ja nii oligi ja hakkasid pihta, et noh, otsisid vigu sealt päikesepargist, noh seal vigu ei olnud, kõik oli ilusti ära ehitatud. Siis jõudsid ikka selleni, et aga näed, sul pole võrku ühendatud. Ja nüüd me sul toetust välja ei maksa. Aga mul oli ikkagi seal mitusada tuhat ju nagu põhimõtteliselt kulutatud, üle 500 000 kohe väikesepargi peale. Ja tänu sellele, et hoiulaenuühistu finantseeris ja hoiulaenuühistu oli nagu ikkagi nagu inimlik oma liikme suhtes. Need ei olnud nagu otse hoiulaenuühistu päikesepark, need olid hoiulaenuühistu liikme päikesepargid. Taga mõte oleks pank olnud seal taga, Pria välja ei maksa. Pank ütleb lepingu üles, sa lähedki pankrotti. Ja väga paljud on ju tegelikult läinud, kes on Priast nagu taotlenud ja niimoodi. Pria küsibki tagasi. Aga kui ta lahenes siis? Ja laheneski niimoodi, aga alguses ei lahenenudki. Pria tegi, ma ei mäleta täpselt, aga see oli vist nii, et
ta tegi ühe määruse, mida tal õigus ei olnud teha, et ta peatas selle menetluse, aga peatas 5 aastaks. Haldusmenetlusseaduse järgi on õigus peatada 3 kuuks. Peatas 5 aastaks ja ütles, et me hakkame nüüd lisadokumente küsima, kuigi ta oli 3 korda läbi uurinud. Ma olin näiteks raamatupidamisdokumendid juba eelnevalt 3 korda saatnud ja mis on juba iseenesest pretsedenditu, sellepärast, et riigile üldiselt saadetakse 1 kord. Ja kui nad tahavad täiendavalt kontrollida, siis nad oma arhiivist võtavad, mitte ei pöördu sinu poole, et kuule saada veel 1 korra kõik dokumendid, eks ole. See on nagu halb tava. Halba tava ei tohi rakendada riik, ütleme, menetlustes. Ja ega mul muud üle ei jäänud, et 5 aastaks oli peatatud, et see on nagu 2 kohtuastme vaidlemise perspektiiv, et kui sa kohtusse annad, siis sa vaidledki 5 aastat seal, ütleme, et ega mul... Ja ega mul seda ka teha polnud mõtet. Võtsin õlekõrrest kinni, kirjutasin ametliku kirja Mart Järvikule, rahandusministrile, sest see Priia Kammaia käis nagu riigi tasandil ka teiste taotlejate ka, mitte ainult päikeseparkide puhul, vaid kõikide nende taotlejate puhul. Ja siis panin talle ka veel jutuaknas, seda mul muidugi vastanud seal internetis, Messengeri. Aga nädala pärast tuli ametlik kiri ja Priia lõpetas menetluse ja maksis välja. Mitte ainult mulle, vaid kõikidele. Ja vaata, siis hakkas Järvikuga Kammaia pihta. Sest ta oli inimlik inimene, inimlik minister. See oligi selge, ega nagu mul oli ehitatud valmis, oli ka ju teistel väga paljudel tegelikult, keda Priia peetis, olid asjad valmis ehitatud, aga lihtsalt otsiti vigu nagu, eks ole. Järvik lahendas inimlikult ära ja lõpuks tal tuligi astuda sealt ministri koha pealt tagasi. Ja vaata, siis ju tekkis seal mingi kohtuasi. Olete te kuulnud, et Järvik on süüdi mõistetud? Ei ole. Järvik tegi kõik õigesti. No selle jaoks ta seal oligi. Selleks ta oligi. Ja ma Toomas, ma tahan parandada veel ühte eelmist ajaloolise tõe huvides, et vaat eelmises saates ma ütlesin seda, et Savisaar on ainukene tipp-poliitik olnud, kes on reaalseid asju teinud inimeste jaoks. Aga ma siiski tooksin siia kõrvale ka Järviku. Järvik oli üks väheseid, kui mitte ainukene. Muide, ka Repinskil oli tegelikult alguses ideid. Repinski sai väga lühikest aega olla, vaata, ta oli sõimatakse kitsekasvatajaks ja taksojuhiks ja mis ta sõimatakse, aga tal tegelikult olid näiteks maaelu arendamiseks väga konkreetsed mõtted. Sama, aga ta ei jõudnud väga pikalt olla. Ajakirjandus sai ära. Ja ajakirjandus sai ära. Järvik oli pikemalt ja Järviku idee oli ju näiteks see, mida kadunud Arnold Rüütel sõnades kogu aeg väljendas, et tuleb jagada riigimaad tasuta või väga soodsa hinna eest noortele peredele, kes hakkaks rajama siis talusid ja hakkaks, ütleme, seda talumajandust ja talutootmist uuesti püsti panema. Ja tegelikult Järvik, kui ta oli minister, siis tema hakkas ka seda asja ajama, hakkaski reaalselt, et seal maaelu edendamise sihtasutuse kaudu oleks sellised asjad võimalikud. Nii et vaata, siin on ka põhjus, miks Savisaart ei sallitud, miks Järvikut ei sallitud, miks ka Repinskit ei sallitud. Kõik need mehed, kes tahavad reaalseid asju teha, need lükatakse üle parda. Aga kes need on, kes lükkavad? Ütle välja. Rahva vaenlased. Kahjuks peab tõdema mis et sina oled üle elanud, sina oled et õnneks lahenes asi positiivselt. Ja ei oleks Järvikut olnud, ei räägiks võib-olla mina siin, olekski mina ka pankrotis ja paljud Eesti põllumehed oleks pankrotis. Aitäh Järvikule. Suured tänud, Aga ütle nüüd selle päikespaneeli, et ma olen ise ka mõelnud, et nii hea oleks, kui oleks, aga vaata palju seda rahakest. Kas seda antakse järelmaksu peale ka vähe? Kui sa hoiulaenuühistusse tuleb taotlema, sa pead liikmeks tulema kõigepealt. Siis me kaalume. Ei ole lootusetu. Ei ole lootusetu. Võt see oli hea uudis. Siit edasi minna, aga räägime natukene ka sellisest teemast nagu tuumaenergia. Paljud kiruvad ja seal on ka rida probleeme, mis seda kiruma panevad, aga mina ei hakka seda rääkima. Kes teist alustab? Mina arvan ikkagi, mina olen diletant elektrivaldkonnas. Tuumaenergia. Näed, kuidas nüüd võtta jälle. Jõuame, kust ma lugesin, venelastel on ühe laeva peal 2 tuumajaama. Ühe laeva peal? Kalalaeva peal või? No jah, vahet ei ole, aga ja tuumajaam, mis tema tegelikult on tuumakütusel töötav soojuselektrijaam. Ja ta on vene kus ta on seal
elektrostantsijana aatomienergia või aatomienergia ja no kuule, vaata, ma kütsin vahele. Ja. Aga meil oli ka Vene ajal oli ju, kas oli ju Eestis see tuuma allveelaev Lenin, võis olla mis hiljem vaata ära viidi, kui Vene okupatsioon ära lõppes nagu. Võis olla küll isegi seal, kus nad olid ja Paldiski Voloksa oli, vardad, värgid ja no muidugi tuumajaam on tema nagu öeldakse ei saasta õhku. Ei, loe kõigepealt positiivsed asjad üles, siis hakkab negatiivsed. Ja ongi, et ta ei saasta õhku, kütust kulub vähe, tekib vähe tahklik jäätmeid tekib niimoodi on ja tema siis on ka, kus öeldes, keskkonnasõbralik. Nii. Aga voolu kannab või? No jaa, ongi, ütleme, kuidas ma sulle ütlen nüüd, saab võrrelda, kui nüüd võrdleme niimoodi, et 1 kilogramm rikastatud uraani saab võrrelda 160 tonni kivisöega. Vot nii energia tootmise seisukohast. Ja. Oota, palju uraani? 1 kilogramm. 1 kilogramm uraani on 160 tonni? Jah, kivisütt. Ja. No see on, või siis põlevkivi ilmselt ka. Jah, see on, mis nad siis niimoodi ma kuskilt lugesin, et see on, nagu öeldakse, tuuma selle energia kõva pluss on muidugi. Eestis pidi olema mingisugune riiklik tuumaenergia töörühm, jah. See on jälle kiik otsas võib-olla. Jah, et seal on, vaata see tuumaenergia on ka tema varustuskindlus ja see energia stabiilsus on stabiilne. Ta töötab kaua, ei ole midagi, nagu ja. Ainult ettevaatlik peab olema. Ja muidugi Eestis oli ka kuskil Varbla ja mis ta oli, Loksa ja mis seal oli, Sillamäe vist langes ära välja, et mingi kohad on juba välja valitud. Aga huvitav, miks nagu sellistele kohtadele, kui mina valiks välja, mina mõtleks näiteks niimoodi, et miks see võiks olla Pakri saarte peal, kus püsielanik on puudu. Ma ei tea, mis seal tingimused, need öeldakse, seal tehnilised tingimused või mille alusel need töörühmad seal tegelevad, aga pidi nagu selle töö käima, sellepärast, et see oleks meil, nagu kuidas Savisaar ütles jälle, et kui on oma seda elektrimajaama ja oma raudteed ja oma panka, siis ei ole meil riiki ka ja kui praegu on situatsioon, nagu me siin need kaardi peal vaatame päris kehva, et üks kõrgepingeliin 300 ja seal, mis ta tuleb ja paar Estlinki ja rohkem midagi ei olegi, kust me siis midagi saame. Oota, ma küsin, et kas te teate, meil on planeeritud tuuma elektrijaama ehitamine on niimoodi, väljendasin õieti või? Tõenäoliselt. Ei, ma mõtlen, et palju see siis seda võimsust annab? Vot ei tea, kas ta nüüd 1 või 2 reaktoriga seal, kuidas see ei oska öelda. Ma võjutan ette, et ühest tuumajaamast piisaks, et kogu Eesti või võib-olla isegi kogu Baltikumi elektritarve nagu rahuldada. Kas Leedus, Lätis on tuumaelektrijaam? Ignalina pandi ju Leedus kinni. Jah, ta oli olemas omal ajal, jah. Nõukogude ehitati. Nõukogude ehitati ja siin uue vabariigi ajal pandi kinni alguses. Miks? No, see oli, see võitlus käis. Üle Euroopa käis võitlus selle tuumajaama vastu. Ega meil on ka nüüd, segan vahele nüüd, vaata, kui me rääkisime sellest nüüd kõige sellest, mis siin tuleb katkestus ja see kõik see sünkroniseerimine ja meid päästavad nüüd need samad põlevkivijaamad. Kuigi nad on amortiseerunud. Eeldusel nad töötavad. Õige, ja seal on kõik juba kõik need sünkroniseerimisjadmed ja kõik saab rohkem vähem, kuidas see kõik on, aga nad on kõvaks abiks. No jah, sest seal saab ju reguleerida, et tarbimine on väiksem, alandad võimsust, läheb suuremaks, paned rohkem sütt alla. Jumalas täitsa spetsialisti juttu räägib, ja arusaadavalt. Ja nii ongi, aga nendes näed ka taheti seal mina tean. Ei, ma mõtlen, et mina olin Riigikogus 2016-19, siis arutati väga pikalt. Kõik noored mehed olid tuumaelektrijaama vastu. Ja ma ei saanudki aru, miks, kas see oli siis kuskilt suunatud tegevus. Ma arvan, et nendel polnud seda tarkuski, et seda niimoodi ennast väljendada, et see on kahjulik. Et nagu sina ütlesid, et Ignalina tuuma ja pandi kinni, töötav, toimiv. Ja meil ju aastakümneid võideldi selle tuumaelektrijaama vastu. No jah, vaata. Kes seda juhtis, miks see ei tulnud tarkusest, see tuli mingisugusest suunatud tegevusest. No nii sai mina aru.
kõrbesse mateti raha ja oleks võinud mingi oleks võinud midagi teha. Ka midagi mõistlikku. Või kui ma vaatan seda, no ma jään vastuse võlgu, kui sa küsisid, ma ei tea, palju see maksma läks, aga ilmselt ikka 10 miljoneid või? Mis asi? Need 3 sünkronisaatorit. Seda ma ei tea ja seda peab nüüd... Seda peab uurima. Jah, nad välja ehitatud, need siin kaardid, ma võtsin selle raamatu kaasa, siin on seal nad olemas näidatud, et need nüüd hakkavad siin siis toimetama siin. Et oleks võtnud eesmärgiks tuumajaam teha, siis oleks see ju sünkronisaatorit tasemel vastu olnud või? Siis poleks neid ühikäigul töötavad sünkronisaatorid nagu vaja on. No nemad on jah see, et aegustab selle sageduse muutmise kiirust. Kui tootmine ja tarbimise, see ütleme, tasakaal kaob ja näed seda ohtu siis nagu on kardetakse ja see on olemas ka, aga nüüd siin ongi, et kuidas need tehnilised probleemid tulevad või ei tule, me ei tea seda, nagu öeldakse, muu stsenaarium. Aga vaata, kui ma ei eksi selle nimega vast, aga Raudsepp on andnud sellise raamatu välja 90ndate alguses, ta hiljem töötas Keskkonnaministeeriumis osakonna juhatajana. Ja saate kõik võtta nagu selle raamatu. No nüüd on uuemaid uurimusi ka, aga Eesti maapõue rikkusi. Ja seal tema raamatus on kõik toodud, ütleme, kuld ja hõbe ja raud ja muide rauda on meil kogu selliselt maagis sama palju. Ja ta on isegi kohati parema rikastatusetasemega, kui on Saksamaa. Ja meil on rohkem rauda kui Saksamaal isegi näiteks, eks ole. Aga mis ta kirjutanud on, ütleme siis selle Dictonema gilda ja uraani kohta, et põhimõtteliselt Eesti uraaniga ainuüksi, väidetavalt külanaised ju räägivad, et Nõukogude tuumapomm esimene ehitati Kiviõli lähedalt võetud uraanist, eks ole. Kõik võib olla. Aga seda uraani Raudsepa järgi selles raamatus Eesti maapõue rikkusi on toodud, et on tervet maailma kütta Eesti uraaniga oleks 100 aastat. Võimalik tervet maailma energiavajadust rahuldada Eesti uraaniga, aga kui Eestit ennast kütta, vaata, sa ütlesid seda, et 1 kilo uraani võrdub 160 kilogrammi kivisütt, eks ole, või seda põlevkivi. Et ongi nagu siis see, et Eestit saaks kütta aegade lõpuni. Jah, ütleme see, et ega meil polekski väga palju siis neid tonne ju vaja sealt maast välja kaevata enda jaoks, kui me ise teeksime tuumajaama. Ainult küsimus on see, nagu ma ka saate alguses ütlesin, et siis peaks ilmselt ikkagi, ega meil siis muud riike pole, ma ei taha küll öelda, vaata saan tiitli nagu otsa ette, aga ikka peaks Venemaaga nagu tegema mingisuguseid suhteid, et kuidagi oleks vaja uraani jäätmetest lahti saada. Kindlasti jah, siin diplomaatidel oleks tööd. Ma nüüd kuulan teid tarka mehi, on sind eriti, et meil on siuksed varandused, millest keegi ei räägi midagi, peab seal Raudsepa raamat läbi. Et Raudsepa raamat algabki minu arust sõnadega, et ei hõbedat kulda leidume maal, ütleb laulusalm, aga tegelikult Raudsepp ütleb, et see on vale. Et hõbedat kulda leidub küll. Aga miks need valitsused, eriti Reform, kes on olnud, ma ei tea, 30 aasta võimul, ei ole neid võimalusi ära käinud, võtavad meid kogu aeg seda leiba laua pealt vähemaks. Siin on kõik see fosforiidi värk ja see, mina arvan seda, Reform ootab seda ja Reformi taga seisvad rahvusvahelised ärikad ootavad seda, kuni rahvas siit ära läheb. Söövad välja, võib-olla üks ka hea sõda organiseerida. Läheks ära eestlased siit, siis on rahulik hakata kaevandama neid rikkusi. See nüüd juba Vene ajal, kui mul oli garaaž seal. Sa saad küll otsad, jah. Garaaži selle naaber oli vene mees ja ta ütles, et ta oli lennuki peal mingi mehaanik ja ütles, et me sõitsime seal, nagu sa rääkisid, et seal Põhja-Eestis kuskil oli mingi, ta ütles, vene keeles, et palasa, otsen pakata ja et rikas mingisugune maariba seal ütles, aga siis ja need andmed läksid muidugi Moskvasse, aga mingisugune tehti seda geoloogilist luuret ja ütles, et Eestis on, nagu me praegu räägime, et seal midagi seal oli. Ja muidugi tehakse siin katsipuurimisi, aga palju siin, muidugi kõik teie jutt on õige, aga et mis seal kõik on ja kui palju ja et nagu vähe teame, aga on. Ja ega lõpuni ei tea ju ka seda, et vaata, võib-olla räägitakse seda, et hakkame kaevandama seda põlevkivi või seda fosforiiti, aga tegelikult kaevandatakse hoopis midagi muud. Uraani näiteks, eks ole. Ja me ei tea, mis sinna Iirimaale viidi, mis katsed. Ei teagi. Sellepärast, et fosforiit on nii ära uuritud Vene ajal, seda ei ole enam mõtet uurida. No võt, aga andmeid võib
võib-olla jah, no ei ei, ma tea. mõtlen ise, et meil on eestikeelne meelne valitsus hulk aastaid, kes peaksid looma meile sellised... Justkui looma sellised tingimused ja raudse raamatu läbi looma, et meil oleks, no ütleme, toitu eest ei ole makstagi, nagu oma liibu Gaddafi oli kunagi. Ja Katool öeldi ka selle... Paha mees, kurat, vaja maha lüüa raisk. Ja andis lastele siis tasuta toitu ja polnud lastel vaja maksta. Et see on, sattus väga õieti, et on mingi huvigrupp ja need, kes meil siin tuikuvad kanajalgadel, et need on siis need, kes ootavad seda viimast päeva. No vaata, poliitiliselt minu jaoks on nagu huvitav, et kui mind selle raamatu juurde juhatati 90-ndatel, kui ma selline noor poiss olin, siis mulle tehtigi nagu vihje ja see on päris tõsi, et minu arust, kui te lähete, siis ega te seda raamatut avalikust fondist ei saa, et see on kinnises fondis esiteks. On see on kinnisfondis. Mina ei saa, kui ma lähen homme raamatu kokku. No võib-olla tellida saad, aga sa niimoodi riiuli pealt ei saa võtta. Lihtsalt ei saa niimoodi. Et kui ma siin 10 aastat tagasi uuesti püüdsin seda võtta, et siis ikka ta oli kinnisfondis juba niimoodi. Ja teine huvitav asi on nagu see ka, et temast on antud välja ingliskeelne tõlge. Et kas 91 või 92 on nagu eestikeelne raamat ja ingliskeelne tõlge, mis on siis nagu rahvusvaheliselt mõeldud, et see ei sisalda endas nagu neid maavarasid nagu on originaalis, et on seal turbamuldadest räägitud ja ütleme kruusast, aga nendest tõsisematest maavaradest nendest ei ole räägitud. Et järelikult ma saan juba aru, et kui riik tehti 90-ndate alguses, et siis püüti ka nagu teatud seltskonda eemal hoida, ütleme siis sellest teabest, et mis siin Eestis nagu üldse olla võiks. Kuigi luureteenistustel ilmselt on andmed, aga see juhatab meid nagu sinna poole peale, et äkki ei olegi nagu lääs see, kelle kätte tahetakse mängida, sest lääs on ju ingliskeelne, eks ole. Et äkki seltsimehed tahavad ikkagi ida poole kuhugile kätte mängida nagu neid asju. Need on lihtsalt oletused, vaata niimoodi. See selleks, ütleme niimoodi. Aega on ju mööda läinud ja eks on täpsemaid uuringuid tehtud ja täna juba avalikult ikkagi fosforiidist räägitakse ja kuskilt siit-sealt on kuulda ikka kulda ja hõbedat ja nagu neid uuringuid, eks ole. Kuigi sellest väga põhjalikult ei räägita. Tõde ei ole. Lõhkainet või midagi pidi kuskil hakka millegi tootma. Aga nüüd selle teema lõpetuseks ma küsin, et sa ütlesid õieti, et nüüd on hoog sisse antud, küll 20 aasta pärast võib valmis saada, et me peame idanaabriga pidama läbirääkimisi, et kuhu need jäätmed viia. Siia meil ei ole kuhugi panna, mitte kuhugi. Ei tahaks küll, et siia kuhugile maetakse. Jah, meie väikses riigis. Meil ei ole. Lihtsalt asi on selles, et mitte, et vene rahvas peaks neid asju niimoodi taluma, eks ole, aga lihtsalt Venemaa on nii tohutu maalahmakas, et seal on ka siukseid tühermaid, kus inimesi ei ela. Vaata, eks sama teema on kõikidele ju nendega päikeseparkidega või tuuleparkidega või üldse igasugust siukse tootmisega, mis inimtegevust teatud määral ikkagi kahjustab. Et meil väikses riigis, et võtta küsimus ei ole mitte see, et tehnoloogia on halb või et tal miinused või plussid on. Et ütleme, eks meie tajume tehnoloogiate puhul miinuseid sellepärast, me oleme niivõrd väike maa ja igal pool inimesi elab. Ja ei tahaks nagu kuhugile panna nagu midagi mürisema või mõjutama tervist või midagi niimoodi. Sama on ka tuumajäätmetega, aga Venemaa või ütleme suured riigid nagu USA, seal on kõrbealad ja siuksed, kus inimesi ei elagi, piskab kuhugile kalju lõhesse, eks ole. Keegi ei avasta nagu seda. Et niimoodi ta nagu käib, et sellepärast paratamatult meil peavad olema head suhted selliste riikidega, mis on suured riigid. Vaevalt, et Ameerika Ühendriigid nüüd meie tuumajäätmed näiteks tahaks vastu võtta. Ja ta oleb nii kalliks. Ja ta läheb kallis ka, kui laevadega hakata vedama või millega neid vedada tuleb lennukitega. Jah, ei Venemaa saaks kõike gaasi ja elektrit ja kütust. Ei, ma mõtlen, et sa ütlesid, või kes teist ütles, et Soome ei tõmba ennast Venemaa ühendust lahti, võtab sealt rõõmsalt elektrit. Seda ma ei teadnud, seda sa ütlesid. Ei, aga et tema on kuidagi nagu suutnud neid... Nii väike mees teab ja suhteid hoida. Töömees. Suhteid hoida ja selle elektri hind on ka, vaata ikkagi, see mõjutab ka, kui meil on kogu aeg 2-3 korda kõrgem, aga nemad saavad seal
sättida seda ja kus odavalt saad, siis sa ei peagi kallilt müüma, sa saad natukene ja teenid vahelt ja ega selle ongi see energiaga, kus ma lugesin, et meid ootab ees üle-euroopaline energeetikakriis, kus sõber ei tunne sõpra, soomlane ei tunne eestlast, rääkimata Euroopa Liit Eestimaast. Et jah, et sellest peaks ka valmistuma. Jah, vaata, kui siin see energiasõda nagu nii-öelda hakkas 2022 või 2021 või millal see oli, minul sisetunne nagu ütles, et muidugi see lahendati ära. Või pigem lükati nagu vaiba alla, ma ütleksin ilmselt. Aga nüüd on nagu rahu majas, vähemalt avalikult ei kembelda. Aga mulle tundus toona, et asi hakkab sinna kangesti minema, et Saksamaa näiteks hakkab tagasi nõudma silees- ja kivisööalasid. Näiteks, et vaata Poolalt, eks ole. Nii et ega ühel hetkel võime ka sinnamaani jõuda, et kui sa ütled õigesti, et vend ei tunne venda ja sõber ei tunne sõpra, et ega kui sul puudus majas on, Vene gaasi ei tule, Ameerikast, oled nii ära vaesunud, et Ameerikast hakata laevadega tooma seda gaasi, see on nagu, pead ikka lollakas olema. Võibolla väike Eesti mingist dotatsioonidega või näidiskolhoosina nagu suudab seda teha. Aga suur Saksamaa, kus on 90 miljonit elanikku ja tööstused ja asjad, see ei suuda elu sees laevadega tuua füüsiliselt kohale Ameerikast gaasi või asja, eks ole. Et lõpuks sa jõuadki sinna, sa pead millestki elektrit ja energiat tekitama. No see ongi gaas, Saksamaal endal gaasi pole. Aga kivisütt on, aga alad on Poola käes täna, eks ole. Et küsimus nüüd ongi, et kas Poola hakkab müüma normaalsetel tingimustel, teeb Saksamaa koostööd ja kui ta seda ei tee, ega siis tulevad territoriaalsed nõudmised. Ole sa nii demokraatlik ja ilus kui tahes. Vaata, Ukraina ka nüüd on seal suur, palju see seal, mitu protsenti, see on 20 Venemaa käes, ega see vast jääbki ja üksus see sõda ka saab läbi ja on ju. No jah, Donbass oli ju vähemalt kivisöega, eks ole. Jah, seal on suured arvud. Ja ma ütlen ka, et ma uhkusega ütlen, kui ma Elvas elasin, mina kütsin kivisöega ja mul sugulased küll pahandasid, et kus sa tossutad siin, aga mina olin väga uhke ja mul ikka ema kütab ja aastakümneid kütnud, nagu ma väike poiss olin, aga Pärnust näiteks ossime ja siin Tartu lähedalt ma ossin ja Elvasse endal koju kivisütet, olid just korralik kamakad, et tulid Venemaalt. Siis kui me Venemaaga veel suhtled oli, eks ole, korralik kivisüsi, eks ole. Mitte, et ma Venemaad ülistaksin, aga korralik kivisüsi. Nii. Aga siis, kui üle selle Ukraina asja peale läks 2014 ja niimoodi, see hakkas sihukest väikest pähkleid tulema niimoodi, aga nüüd mul küsisingi ema käest, et ta paar aastat tagasi tellis viimase. Ja see on aru, et nagu vahel, et mulle müüdi seda kivi, mis ta on see? Põnev. Ei, mitte see on aeg, ütle mulle. Pruunsüsi või? Jah. See tõmbab kinni, tead, see ei põle. Ei põle, jah. Ta peab kogu aeg sokkima, tead, see on niimoodi. Kivisüsi küll ta ei olnud. Ja. Nii et ühesõnaga, ma võib-olla eksin, aga Pärnus oli siuke firma nagu Jupiter, mis müüs. Kas ta nüüd enam üldse müübki kivisütt? Me ei saagi kivisütt osta. Ega siin on paljud ja ma tegelen mingisugune meie Eesti firma hakkas selle mingi Venemaaga koostööd tegema, mis ta oli rongifirma. Operai. Jah, midagi seal oli, et kuidagi. Too müüdi maha ja oligi, nii nagu ma sinu saates ütlesin, nii kui ta riigi käes oli, siis Kaja Kallas teatud tegevused keelas ära. Ise suhtles oma abikaasa kaudu Venemaaga, eks ole, aga riigifirmal keelas mingisugused veod ära. Nii. Ja nüüd, kui see läks erakätesse, siis see firma taastas neid. Nii et ühesõnaga riiklikult viidi Operaili väärtus alla, et on niisugune vilets firma nagu, eks ole, müüdi odavalt ära ja uus omanik, kes ei ole ka tundmatu mees. Ma ei tea, kas, ta ei ole tundmatu mees, kes tahab uurib, eks ole, ikka vist ühe tuntud poliitiku isa isegi ja niimoodi. On küll, jah. Nii, tema pani käima ja muutis ettevõtte kasumlikuks. Ajab jälle businessit. Ja Venemaaga. No ega vahet ei ole kellega. Nii, kuna kõik teemad ammendatud, siis helis mulle mõni päev tagasi üks inimene, ütles, te olete seal targad mehed saates, et küsige, et kui vanasti saatsid sinna Tallinna valitsusele või Riigikogu kirju, siis tulid vastused, aga juba nüüd viimastel aastatel mitte keegi ei vasta. Millest see on tingitud? On nad siis kivistunud või mis nendega on juhtunud? Paber on otsas. Ma jään paber otsas. Et mis suhtumine on tekkinud nendesse, et kas tõesti on mingi üleval kiht inimesi, kui nii võib nimetada,
ja need, kes siin all ringi sibavad, et nende vahel nagu mingisugused suhteid enam ei ole. Noh, ma arvan... Küsigi meeste käest, no ütleme, et sina on lihttöömees, aga sina peaks teadma. Ei, no mina, ega ma parem selles mõttes pole, et ütleme nii, et... No mina saan öelda, aga mina ei ole saanud ka vastuseid, jah. Mina olen vastuseid saanud, aga need vastused on mitte midagi ütlevad, umbes niimoodi, nagu sa Riigikogu infotundi kuulad, et noh, ta sulle formaalselt vastab, et hea küsija, noh, see hea on juba nagu sõimusõna. Head küsid. Head küsid, aga parem vait oleks. Et noh, vastab ära, et noh, tegelikult ütleb sul selle, kas sa oled loll nagu lihtsalt. Samamoodi on see, kui sa kirjutad valitsusele või riigiametile, sul tuleb vastus, noh, põhjendusega seaduse viited on alguses. Noh, seda ei ole mõtet üldse lugeda, teed viimase lehekülje lahti, sealt vaatad, et ei ole võimalik teie taotlust rahuldada. No. Loed selle viimase lause ära. Kas see on mingi tendents või, et kui veel, no ütleme 10 aasta tagasi käis see väga ladused ja meeldivalt inimeste jaoks, siis nüüd, no ma võin ka öelda, et minule ka kirjutad tagasi, aga see, kes mulle helistas, noh, tema on eriti kirjutaja, et millest see on tingitud. Mina ei oska öelda, sina oskad või? No ma ei oska öelda, millest see tingitud on, aga eks see on ikka nii, nagu ma enne sul ütlesin, et rahvavaenlased on võimul. Ja suhtumine sinusse jah, nagu öeldakse, et me oleme tülikad, vaata inimestele, nendele valitsejatele. Tahetaksegi lahti saada, et parem kui sa ei kobise, maksad oma maksud ära ja valid, server valib Reformierakonna, siis lähed magama ja oled rahul kõigega ja vaatad seda neid pornoshowsid sealt telekast ja mis need on kõik, need tantsushowsid ja kes meil siin europarlamentäärid tantsivad ja kõik. Nii et küsijad, me ei osanud veel vasta, aga vähemalt ma tõstin selle üles, nagu sa, et miks sa ei ole tõstnud, ma tõstsin, sa kuulsid. Nii et aitäh, Andro, kes sa oled tubli mees ja alati kohal ja mis kõige tähtsam, sinuga ollakse rahul, et sa räägid hästi. Aitäh. No nii, tubli töömees. Tõelis saadik, elektrik olnud ja valdad temad küllaltki hästi. Midagi ikka tean, jah. Ja kandideerib ka tööliste ja rahvasaadikute nõukogu liikmeks ehk Tartu linnavolikogu liikmeks. Ausalt või? No. Peab kandideerima. Siis saad midagi öelda. Ja eks me siis üritame endast parima anda, jah. Aga täna andsid sa küll parima, nii et aitäh. Noh, jah, eks kuidas seda nüüd öelda, jah, siin on jah, et siuke tunne, et tuleb end ise päästma õppida. Kuskilt ma lugesin siukust asja. See oli tal tark mõte, et tuleb ise endal asja juurde asuda. Tullagi valima. Olukord võib jah. Sa oled juba nõusoleku andnud? No ma ikka olen jah, siin nagu öeldakse, ikka mõtted mõlgutanud selle suunas. Aga lõpeta saade ametlikult ära. Teeb nii. Aitäh, Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade. Ja me täname kõiki, kes te meid kuulasite. Kena päeva jätku.